Iga naine võib olla imekaunis. Tal tarvitseb vaid paigal seista ja näida rumalukesena. Hedy Lamarr. Hedy tahtis elus midagi ära teha, endast jälje jätta. Paraku otsustati tema üle ainult kauni näo põhjal. Kõigi aegade säravamaid tähti. Kõigi aegade lummavamaid filmitähti. Maailma kauneimaid naisi. Öelgem seda kõik koos. Maailma kauneim naine Hedy Lamarr. Tema näo järgi loodi lumivalgeke. Samuti kas naine. Ta oli kõigi aegade kauneim filmistaar. Ta tiivustas mind. Aitäh, Hedy. Mitte Hedy, vaid Hedy Lamarr. Ma ei tea, kas see vastab tõele. Jutte liigub igasuguseid. Kuulsin, et ta oli teadlane. Kas see oli tõesti nii? Google'i taibude ringkonnas oli Hedy Lamarr väga armastatud. Ta on just kui põnevusjutu maskeeritud kangelanna, sest tal oli tähtsaid saavutusi, millest ei teatud suurt midagi. Istusin koos emaga pööningul. Äkki ütles ta, ma sain patendi. Patendi. Kas sa leiutasid midagi? Jah, ma leiutasin salajase sidesüsteemi. Tänapäevased Wi-Fi ja Bluetooth tuginevad minu ema tehnikale. Kas mõistad? Ei. Seda on raske võitu seletada. Hedy nägu oli oma aja tuntumaid. Ometi ütles ta, et temas ei nähtud seda, kes ta tegelikult oli. Kes ta siis õieti oli? Hedy Lamarr ekstaasist Wi-Fini. Rääkige endast midagi, mida ma seni ei teadnud. Ma tahan olla ja olengi väga lihtne, aga keeruline isiksus. Kas oskaksite teda aidata? Te saate aru küll, mida ma mõtlen. Te kirjutate raamatut. On selles nii mõndagi, mida minust ei teata. Kas kahetsete midagi? Mitte midagi, kõigest võib õppida. Kui olin väike, töötas ta alailma oma raamatuga. Ta tahtis rääkida oma eluloo omaenda sõnadega, aga see ei õnnestunud. Hedyst sai erak. Ta ei kohtunud isegi pereliikmetega. Me tahtsime temaga koos olla, aga ta ei lasknud meid ligi. Skandaale oli kohutavalt palju, neid jätkus igaks elujärguks. Näiteks film Ekstaas, milles ta mängis teismelisena. Varjamatu alastus, häbituus. Palju abielusid ja lahutusi. Lõpuks veel arreteerimised. Minu emas oli karmust ja kaleebust. Minul, Hedy pojal, oli raske lapsepõlv. Tal oli nii palju palgeid, et minagi ei tundnud teda õieti. Hedy perekond uskus, et ta suri oma lugu rääkimata. Ootasin, et minuga ühendust võetaks, sest mul on Hedy jutusalvestised.
2016. aastal leidis üks ajakirjanik kadunud intervjuu. Kust ma selle leidsin? Piinlik lugu. Selle sinise prügikorvi tagant. Tõstsin nurgast asju ära ja seal see oligi. Kokku 4 magnetofoni kassetti. See on esimene. Olete valmis? Jah. Olen Fleming Meeks Foxist. Tere, aitäh rooside eest. Võtke heaks, need on ilusad. Mul on väga hea meel. Ma olin Foxi toimetaja. Mu isa oli astrofüüsik. Ühel päeval ta helistas, kuulsin Hedy Lamarrist midagi põnevat. Muidugi tõttasin juhust kasutama. Tahan müüa oma eluloodet Turnerile, sest see on uskumatu. Hoopis teistsugune, kui arvatakse. Inimese mõistus on välimusest huvitavam. Kõik arvavad, et ma olen rumal. Ma pole end iial ilusaks pidanud. Ema oleks tahtnud poega, kellele oleks nimeks pannud Georg. Kahjuks polnud ma poiss ja see kurvastas ema. Ma olin natuke omamoodi. Järsku tulin ma teiselt planeedilt. See selleks, leiutamine on mulle kerge. Mu ema oli väga leidlik. Artiklis kirjutatakse, Hedy leiduri huvi tärkas 5-selt. Ta võttis vana mängutoosi lahti ja pani jälle kokku. See oli tema lapsepõlve mängutoos. Kui jänes üles keerata, kostab Austria meloodia. Mu ema oli uudishimulik. Tal oli teadmisjanune vaim. Ta tahtis teada, mis kuidas töötab ja isa õpetas teda. Hedy isa oli küll pangadirektor, aga teda huvitas tehnika. Kui nad jalutamas käisid, rääkis isa, kuidas asjad toimivad. Tramm saab kontaktliini kaudu elektrijaamast energiat. Hedy seostas leiutised mõttes isaga, keda ta jumaldas. Mu isa oli võrratu inimene. Ma igatsen tema järele. Perekond elas Viinis, moodsas 19. linnajaos. Seal elas palju juute ja kunstiandega inimesi. Ema isa olid assimileerunud juudid, mis oli Austria-Ungaris tavaline. Nad olid rikkad ja kultuursed. Viisid tütart teatrisse ja ooperisse. Fantaasiamaailm köitis neid kõiki. Ma igatsen Austriat, kas olete seal käinud? Jah, aga Viinis mitte. Sügis on sinna minekuks parim aeg. Millises koolis te käisite? Viini erakoolis. Kõige rohkem meeldis mulle, mis tunnis segatakse aineid. Keemiatunnis. Aitäh, ma olin keemias andekas. Mõnel teisel ajal oleks temast võinud saada teadlane. Tema ilu tõttu ei tulnud see võimalus paraku kõne alla. Kui Hedy sai teismeliseks, jäid kõik teda nähes tummaks. Küllap oli ta oma võimust hämmingus ja katsetas, kuidas see mõjub. Minu tollast käitumist iseloomustab väljend enfant terrible. Oskan veidi prantsuse keelt ja tean, et see tähendab hirmsat inimest. Ta olevat lasknud end pildistada nii rõivastatuna kui ka alasti.
Tema aegses ühiskonnas oli palju väljapaistvaid naisi, kel oli oivaline karjäär, aga ka palju armukesi. Eriti kunstiringkonna naistel oli palju vabadusi, mida nad tavalises kodanlikus ühiskonnas nautida ei saanud. 16-aastasena leidis Hedvig ühel päeval, et on valmis. Ta läks otse Mateed suurimasse filmistuudiosse. Juba paar päeva hiljem anti talle väike kõrvalosa. Olen näinud kentsakaid Viini filme, milles ta alguses mängis. Ta oli veidi kohmakas, aga vaieldamatult kaunis. Ent alles 1933. aasta film Ekstaas tegi ta laialdaselt tuntuks. Alastistseen Ekstaasis tõi Hedile maailmakuulsuse. Paavst mõistis Ekstaasi hukka ja Hitler keelas selle näitamise. Vaatajad olid šokeeritud. Film oli kõmuline, sest esimest korda filmi ajaloos näidati ekraanil orgasmi. Seda võiks võrrelda seksivideoga. See oli skandaalne ja tembeldas ta kõlvatuks naiseks. Ma ei tea, kas te olete seda näinud. Ei ole. Filmis on stseen, milles ma mängisin ihuüksi, aga see monteeriti, nagu oleks tegu kirgliku seksistseeniga. Kindlasti olete näinud fotosid. Olen küll. Küsisin, miks ma pean käed kokku suruma, aga mul kästi vaid olla. Tee, mida sulle öeldakse, muidu torkan nõela läbi sohva. Ma ei tahtnud pahandusi ja tegin nagu kästud. Kui pöördusin tagasi Viini hirmus. Isa oli lausa marus. Mõtlesin pärast seda, et ma veel näitan neile. Fritz Kreisler kirjutas muusikali Elisabeth, Austria keisrinna. Mulle sai osaks suur lavamenu. Mind tänati ovatsioonidega ja isa nuttis. Varsti pärast seda läksin mehele. Näitlejanna Hedvig paelus paljude meeste tähelepanu. Üks neist oli Fritz Mandl. Ma abiellusin Austria relvatöösturiga. Mandl oli Austria Henry Ford Hedist 14 aastat vanem. Ta oli natside liitlane, sest tootis relvi. Ka tänapäeval ehivad rikkad mehed end kaunitaridega. Küllap võlus rikkus korraks Heditki. Meie Härberis oli 25 külalistetuba. Me käisime jahil. See meeldis mulle. Kas te tunnete tulirelvi? Mul oli Browning. Tabasin hirve kaela 350 meetri pealt. Ma olen hea laskur, nii et olge ettevaatlik. Mandl uhkeldas Hediga bankettidel, mida ta korraldas Saksa-Itaalia laevastiku admiralide auks. Hedi töö oli ilus olla, aga tal oli surmiga. Sakslaste silmis oli Fritz Mandl juut. Hitler ei tahtnud end tema seltsis näidata. Tema ei käinud Mendlitel külas, aga Mussolini käis küll. Teie esimene abikaasa vist tarnis relvi sakslastele. Jah, aga ta ei lubanud mul kordagi tehasesse minna. Ta ütles, et ma häirin töölisi. Ma ei tea, miks.
Fritzile ei meeldinud mulje, mida ta ilus naine meestele avaldas. Ta oli väga armukade ja paranoiline. Ta oli veendunud, et Hedil on salasuhteid. Mu mehe suurim viga oli tolle tobeda filmi koopiate ostmine. Mandl pani riivatud filmi pahaks ja tahtis kõik koopiad ära osta. See ainult hoogustas tootmist. Viimaks vandus Mandl alla, sest koopiaid sai teha lõpmatult rohkem, kui tema jaksas osta. Mandl pani teenijad Hedi telefonikõnesid pealt kuulama. Hedil oli kõik, mida võis soovida, välja arvatud ainus, mida ta ihkas. Vabadus. 1937. aastal oli sõda väldimatu ja Hedi oli raskes olukorras. Kõik oli Hitleri kätes. Kui ekstaas linale jõudis, ütles Hitler USA ajakirjandusele, et keelab selle ära, sest peaosad täitja on juut. Juutidel oli keelatud teatud kellaaegadel tänavale ilmuda. Järk-järgult võeti neilt üha enam kodanikuõigusi. Hedi isa Emily enneaegse surma üks põhjusi oli stress. Mure tuleviku pärast. Ta suri ootamatult infarkti. See osutus Hedi elu pöördepunktiks. Sügavad traumaatilised üleelamised muudavad inimesi. Hedile meenusid isa kunagised õpetussõnad, ole sina ise. Vali ja võta, mida tahad. Nii toimis Hedi kogu oma elu. Mõned lood, väljamõeldised või tõsi, räägivad just kui vanglast pagemisest. Teda jälgiti lakkamatult. Pääsu polnud. Ühel õhtul korraldasid nad peo. Ema aitas teenijaid valida. Ta leidis neiu, kes sarnanes temaga. Ta oli kõik hoolega läbi mõelnud. Ta puistas teetassi unerohtu ja vahetas tassi teenija omaga ära. Teenija jäi magama. Ema õmbles oma väärisehted mantlivoodri vahele, pani teenija rõivad selga ja sõitis jalgrattaga minema. Mu vanematel oli Inglismaal sõpru, nii et sõitsin sinna. Sõjaeelne London oli rahusadam. Hedi elas seal mitu kuud, püüdes välja mõelda, mida edasi teha. Kord läksime kinno. Olin selle maailma juba unustanud. Kinolinal oli lõvi. Metro-Goldwyn-Mayer. Ütlesin, ma tahan mängida nende filmides. Peagi leidis Hedi Ameerika agendi. Mind viidi hotelli, kus oli väikest kasvu mees. Ma ei teadnud, kes ta oli. Ma ei osanud inglise keelt. See oli Louis B. Mayer. Ta oli Londonis koos kaaskonnaga. MGM-i üks rajajaid Louis B. Mayer oli tulnud Euroopasse, et osta Natsi-Saksamaalt põgenevaid näitlejaid. Ta tahtis teha neist Hollywoodi MGM-i impeeriumi odavaid orje. Ta pakkus Hedile $125 nädalas ja keelas tal riideid seljast visata. Hedi polnud nii väikese summaga nõus. Küllap avaldas see Mayerile muljet. MGM-ile ei öeldud tavaliselt ära. Varsti muutis Hedi meelt ja ostis pileti laevale Normandie, millega Mayer sõitis tagasi New Yorki. Nutika naisena näitas ta end Mayerile tekil tennise ja supelrõivastes.
Esimesel või teisel õhtul läks Hedi oma tagasihoidlikku kajutisse, pani selga uhke õhtukleidi ja ehtis end viimaste väärisehetega. Ta läks läbi Normandii söögisaali ning möödus Louise B. Mayeri lauast. Lauas istus Douglas Fairbanks Jr., kes vaatas Hedit üksisilmi nagu ka kõik teised söögisaalis viibijad. Louise B. Mayer mõistis, et peab ta endale saama. Ta nipsutas sõrmi. Ma ei teadnud, miks, aga ühtäkki pakuti mulle $500 nädalas. Hedi Kiisler. Nimi tuleb välja vahetada. Louise B. Mayeri naine ütles, Barbara Lamar on mu lemmik. Kuidas kõlaks Hedi Lamar? Lamar kõlab nagu meri. Väga hea. Olgu ta Hedi Lamar. Hedi ei osanud inglise keelt, vaid paar sõna, et Mayerit hurmata ja saada Hollywoodi näitlejaks. Hedi lõi oma tegelikkuse ja see võlub mind. Kui asjad ei suju, siis mõtle, miks ja võta midagi ette. Kui sind püütakse jalge alla tallata, siis ära lase sel juhtuda. Kui ta New Yorgis laevalt maha astus, sähvisid välklambid. Reporterid külvasid Hedi Lamari, MGM-i uusima leiu küsimustega üle. Tere kõigile! Hedda Hopper räägib teiega Hollywoodist, imedemaalt, kuhu ihkavad kõik, aga pääsevad vähesed. Hedi lõbutses Hollywoodis, kuulas muusikat, nautis vabadust. Ta muretses pisut, sest oli pandud katseajale. Talle ei antud osi ja ta kartis, et teda ei taheta. Eks taas oli määrinud tema hea nime. Üks esimesi, kes teda intervjueeris, oli kõmureporter Hedda Hopper. Hedi esitas võrratu näitemängu, kurtis nuttes, et teda oli sunnitud alasti stseeni tegema, et Euroopa kõlvatud filmiloojad olid teda kurjasti ära kasutanud. Kord sattus mu ema peole, kus viibis ka Charles Boyer. Boyer armus temasse ja kutsus teda oma filmi. Ema keeldus, oi, ma ei oska nii hästi inglise keelt. Boyer suudles tema kätt ja lubas hoida seda kogu filmimise aja. Kas tõesti? Olgu siis pealegi. Nii see algas. Charles Boyer mängis briljandivarast. Hedi tegelaskujul oli briljante. Boyer tegelaskuju pidas teda jõukaks Prantsuse aadlidaamiks ega taibanud, et see naine oli samasugune tänavalurjus nagu tema. Filmis on suurepärane repliik. Mida sa enne tegid? Enne mida? Enne kalliskive. Ma himustasin neid. See film tegi Hedist üleöö staari. Nägin teda noorena filmis Alžeeria. Ütlesin kohe, et lähen Hollywoodi ja võtan ta naiseks. Kui see ei peaks õnnestuma, siis kutsun ta õhtust sööma ja kabistan teda laua all. Lepin ükspuha millega. Pärast Alžeeriat kaunistas Hedi kõigi filmiajakirjade gaasi. Ühtäkki hakkasid paljud Hollywoodi naised juukseid värvima, keskelt lahku kammima ja end Hedi moodi jumestama. Naised tahtsid temaga sarnaneda, mehed tahtsid teda endale. Ta veetles nii mehi kui ka naisi. Ta kohtus suurimate kunstnike, režissööride ja näitlejatega. Ma tundsin Kennedyt väga hästi, veel enne, kui temast sai president. Ta kutsus mind välja, küsis, mida ta võib mulle tuua.
Ütlesin, et apelsine, sest mul oli C-vitamiini puudus. Ei kujuta ettegi, et mõni teine oleks temalt apelsine palunud. Selline ma kord olen. Tobuke. Kuigi Hedy Lamarri peeti glamuurseks ja peeneks, oli ta hoopis teistsugune. Ta armastas piknikuid, otsimismänge, mõistatusmänge. Ta polnud neis kuigi osav, aga ta oskas lõbutseda. Ta ei teeselnud. Temaga oli tore. Ta oleks saanud kelle tahes, aga ta valis austajate üllatuseks stsenaristi ja produtsendi Gene Marchi. Hedy kirjadest on aru saada, kui meeletult ta armunud oli. Armas ema, ma poleks iial arvanud, et võin uuesti armuda. Gene on uskumatult isa moodi. Ta on heldima panevalt mõistev. Gene lubas, et kirjutab stsenaariume koos Hedyga. Nad lapsendasid poja. Aga mõne kuu pärast hakkas mees kohtuma teiste ilusate näitlejatega. Hedy oli löödud. Ta kurtis, et kõik näevad ainult tema nägu. Ei võinud teada, kas armastati teda või oma fantaasiat temast. Mehed ei otsigi sisimat ilu ega vaata pealispinna alla. Sealt võib aga leida nina kujust või silmade värvist kaunimatki. Aasta pärast Alžeeriat kiskusid kiiva nii Hedy karjäär kui ka abielu. Ta oli MGM-i filmides väga pettunud, sest Louise B. Mayer pakkus talle halbu rolle halbades filmides. Sina ei saanud midagi. Sain kõik, mida palusin. Aga koore riisusid teised. Hedy palus Louise B. Mayerilt osa filmis Boomtown. Ma mängin selles filmis, sest tahan. Osa oli väike ja Louise B. Mayer kõhkles esialgu. Olgu, võõras. Boomtownist sai MGM-i menufilm. See lükkas Hedy karjäärile hoo sisse. On raske ettegi kujutada, kui hõivatud ta oli 1940. aastal. Kõik pidid tegema stuudio tahtmist. Bette Davis nimetas seda orjuseks. Näitlejad olid stuudio omand, sest olid allkirjastanud lepingu, mis sidus nad stuudioga 7 aastaks. Ema piitsutati kõvasti tagant, ta lippas nagu orav ratas. Talle anti ergutavaid tablette. Need olid ilmselt amfetamiin. Lisaks anti näitlejatele unerohtu, et nad saaksid õhtul uinuda. Nad töötasid 6 päeva nädalas. Naised pidid kohal olema väga vara, et teha soeng ja primm ning panna selga kostüüm. Seejärel töötasid nad poole ööni. Uskumatu, aga pärast ränka võttepäeva ei läinud Hedy magama ega peole. Ta töötas kodus oma viimase leiutisega. Hedy kodu 1940 kuni 1946. Leiutamine oli Hedy hobi. Tal oli kodus leiutamislaud, lisaks andis Howard Hughes vajaliku varustuse komplekti, mida Hedy hoidis Haagismajas, kus ta viibis võtete vaheaegadel. Howard Hughes kurameeris kõigi staaridega, nii ka Hedyga. Hughes oli kuulus lennundusinsener, nii siis olid nad sugulashinged. Suhe oli vaimne, sest Hedy pidas Hughesi saamatuks armastajaks. Hughes tahtis luua maailma kiireima lennuki, et müüa see lennuväele. Tema plaanid ja tehased kütkestasid Hedyt. Hedy tahtis näha tsehe, kus kõike seda valmistati. Ta tahtis kohtuda teadlastega. Hughes lubas Hedyl teadlastelt ükskõik mida paluda. Palu, mida tahad. Nad teevad seda. Ta usaldas mind. Ma pidasin lennukeid liiga aeglaseks.
Mõtlesin, et midagi oli valesti. Tiivad ei tohiks olla nelinurksed. Ostsin raamatuid kalade ja lindude kohta ning ühendasin kõige kiirema linnu kõige kiirema kalaga. Näitasin visandit Howard Hughesile ja ta ütles, et ma olen geenius. Tõesti. Jah. Jah. Ta oli väga omapärane inimene. Geniaalne, aga valesti mõistetud. Hedi leiutas Coca-Cola tableti, mis lahustus kihisedes. Howard Hughes andis minu käsutusse 2 keemikut. Sõja ajal polnud Coca-Colat saada. Mõtlesin pressida selle kuubikuks, et sõdurid ja tehased töölised saaksid seda vees lahustada. Ma ei taibanud, et vee omadused erinevad osariigiti. Tablett võis lahustuda põhjas, pinnal või keskel. See oli mu prohmakas. Ma ei pea ideid punnitama, need tulevad iseenesest. Mis mõtted selle noore naise peas küll liikusid? Temast oli saanud kuulus rahvusvaheline filmitäht, aga tema kodumaa, nagu ta seda mäletas, pühiti maakaardil. 1940. aastal mölla sõda Euroopas. USA oli neutraalne riik. Hitler oli vallutanud Lääne-Euroopa ja ähvardas ka Suurbritanniat. Kui ma vaid saaksin midagi teha. Sa oled juba nii palju teinud. Panid mu peaaegu unustama, mis tunne on karta. Nüüd ma kardan. Hedil oli saladus. Kui ta oli sõlminud lepingu MGM-iga, keelas Maier kõigil staaridel oma religioossest taustast rääkida. Mind nimetati juudiks. Helistasin kõheldes emale. Kas me oleme tõesti juudid? Ta vastas, ära räägi rumalusi. Ma ei kuulnud ema suust kunagi sõna juut. Ta oli oma juudilikkuse sünnimaale maha jätnud. Tal oli palju põhjusi karta. Sain aru, et ta kaitseb end. Tutvusin Hediga siis, kui minust sai tema maniküürija. Ütlesin talle, et põgenemine päästis mu sõjast ja koonduslaagritest. Rääkisime oma eluolust ja sellest, kuidas ma olin Ameerikasse tulnud. Sattusin Ameerika laevale. Müra kuuldes värisesin hirmust. Natside allveelaevad ründasid meid. Mäletan, et palvetasin, Jumal, ära lase mul surra. Luba mul Ameerikat näha. Samal ajal valmistus Hedi ema ületama ohtlikku Atlandi ookeani. Ta oli põgenenud Austriast Londonisse, kust sai Hediga kirjavahetust pidada. Ema mõtted ei anna mulle rahu. Tahan, et tuleksid hästi ruttu, sest me elame väga ebakindlal ajal. Olen ööd kui päevad raadiot kuulanud ja vaevu sõba silmale saanud. Ilmunud on merelahingute fotosid. 1940. aasta suvel tabas torpeedolaeva, mis oli täis lapsi. Kõik pardalolijad hukkusid, nende hulgas 83 last. Saksa allveelaevad olid tollal sõja võitmisele väga lähedal. Neid peeti uppumatuks, sest põikasid kergesti kõrvale Briti ajast ja arust torpeedode eest. Kriisiaegadel tunneb enamik end jõuetuna ja võimetuna. Seevastu mõned leiavad endas ootamatut jõudu. Et Hedi oli see, kes ta oli, kavatses ta midagi ette võtta. Ta ütles artiklis, sain oma leiutise jaoks idee siis, kui püüdsin välja mõelda, kuidas saaks britte aidata.
mulle turgatas pähe raadioteel juhitav torpeedo. Vahel on vaja muuta välja lastud torpeedo trajektoori. Kõige parem, kui allveelaev saaks torpeedoga suhelda. Paraku pole raadioside turvaline. Vaenlane võib leida õige sidesageduse ja seda häirida. Sakslased saadavad välja segavaid raadiolaineid. Hedile tuli mõte, kuidas saaks torpeedot sihile suunata, ilma et seda häiritaks või segataks. Sidepidamine pidi olema salajane. Selle asemel, et edastada signaal ühel sagedusel, soovitas ta sagedust pidevalt sünkroniseeritult muuta. Sagedushüplemise teel. Signaali ei saaks häirida, sest häire kestab sekundi murdosa. Niisiis peab sagedus pidevalt muutuma. See turvalise raadioside kontseptsioon oli geniaalne. Selle kohta, kus ta oma originaalse idee võttis, on mitmeid oletusi. Ühe oletuse järgi varastas ta selle. Idee tegelik autor oli insener Robert Price, kes oli Hedit intervjueerinud. Robert Price oli salaside teerajaja. Sain temalt numbri ja helistasin. Hedi Lamar on leiutaja, ehkki ma ei tea, mis mõttes. Kui tahaksin karmilt öelda, nimetaksin teda plagiaatoriks. Hedi esimene abikaasa oli Austria juhtiv relvatööstur. Temalt Hedi oma idee Price'i arvates varastaski. Ta nimetas Hedit teise maailmasõja Matahariks, spiooniks, kes võrgutas mehi, et neilt saladusi välja meelitada. On võimalik, et mandli insenerid olid sagedushüplemisega kursis. Kas nii te saitegi sagedushüplemisest teada? Abikaasa kaudu. Ei, mina tulin esimesena selle peale. Ma tean, mida ma tegin, rääkigu teised mida tahes. On selge, et sakslased polnud sellele ideele tulnud. Sagedushüpe, nagu Hedi seda nimetas, oli tema tähtsaim leiutis. Mina teda küll spiooniks ei pea. See oli ju enesest mõistetav. Nad tulistasid torpeedosid välja, aga need ei tabanud märki. Pakkusin probleemile lahenduse. Ma ei oska seda seletada. Mul on leidlik vaim. Usun, et Hedi sai oma idee eriskummalisest kokkusattumusest. 1939. aastal leiutas raadiofirma Philco uue kaugjuhtimisseadme. See on uus tehnikavidin. Valid jaama ja kuuled seda siit. Kus on juhtmed? Neid pole. Selles nipp ongi. On teada, et Hedi tundis huvi kaugjuhtimisseadmete vastu, sest ta oli visandanud selle oma leiutiste plokki. Siin on tõendid mu ema leiutise kohta. Ta valis raadiojaama ja arvas, et sagedusi saab vahetada samamoodi, nagu nuppu pruttides jaamu vahetatakse. Nii saab torpeedodele saadetava info täielikult salastada. Usun, et Hedi sai inspiratsiooni Philco uudisasjast. See, et ta mõistis sagedust ja selle muutumist, on juba iseenesest geniaalne. Ka Thomas Edison polnud insener. Et midagi uut välja pakkuda, ei pea olema inseneriharidust. Leiutamise käigus tekib ahaa-tunne, kirgas taipamishetk. Hedil tekkis küll ahaa-tunne, aga ta ei osanud ideed teostada. Tal polnud selleks kogemusi.
Ta ütles, et idee oli tema oma, aga selle teostas George. Ema kohtus George Shantailiga Mitzi Gaynori peol. George meeldis talle väga, kirjutas ta peolt ära minnes oma telefoninumbri huulepulgaga mehe auto tuuleklaasile. Nad leidsid, et neil on palju ühist. Mõlemad tundsid vist, et nende andeid ei hinnata. George Shantail oli ebatavaline Ameerika helilooja, reeglite rikkuja. Muusikud armastasid tema muusikat ja selle trotslikku laadi. Ta võttis püstoli välja, pani selle klaveri peale ja hüüdis, keerake uks lukku. Vahel meenutas tema muusika köögikombainis hakitud džässi. Oma raamatu Muusika väänkael 32. peatükis kirjutas Shantail, Hedy Lamarr ja mina leiutasime raadiotorpeedo. Me hakkasime rääkima sõjast, mis 1940. suvel näis eriti sünge. Hedy ei tahtnud nautida Hollywoodi luksust, kui olukord oli nii halb. Ta mõtles MGM-ist lahkuda ja sõita Washingtoni, et pakkuda oma teeneid vastrajatud leiutajate liidule. Ta oli väga patriootlik ja armastas Ameerikat. Ta soovis Hitleri surma nagu ka George Shantail. George'il oli 12 aastat noorem vend Henry. 1941. aastal tulistasid Nõukogude hävitajad alla lennuki, kus oli Henry. Henry oli esimene ameeriklane, kes hukkus teises maailmasõjas. George oli murest murtud. Ta tahtis venna eest kätte maksta. Ta sai selleks võimaluse inimesega, kes oli temaga ühel meelel. Hedy ja George tegelesid üheskoos 3 leiutisega. Need kõik olid relvad, et liitlased saaksid Saksamaa vastu võidelda. Mul on George Shantaili kirjad alles. Ühes kirjutas ta, Hedy tahab ainult kodus olla ja leiutada. Temas on liitunud lapselik teadmatus ja geniaalsed vaimuvälgatused. Ta võib mulle südaööl helistada, sest tal tuli hea idee. Mu ema oli tõeline nuhtlus. Ta lihtsalt pidi leiutama ja ta kiskus George Shantaili kaasa. Nende edukaim leiutis oli salastatud sidesüsteem, mis põhines Hedy sagedushüplemise ideel. George tegi märkmeid, sai aha-elamuse ja ütles, ma leidsin süsteemi. Ta sai idee pianoolalt. Kui me seda kohandame, õnnestub ehk sinu ideed teoks teha. Kui George Shantail oli 17-aastane, visati ta koolist välja, nii et ta ei saanud inseneriharidust. Küll aga oskas ta hästi pianoolasid sünkroniseerida. Oma kuulsaima helitöö lõid George filmile Mehaaniline ballett. Ta kirjutas selle 16 pianoolale. George taipas, et nii nagu pianoola muusikarullid aktiveerivad klahve, võib aktiveerida ka torpeedo ja laeva raadiosagedusi. Idee seisneb selles, et 2 väikese rulliga, mis alustavad ühe korraga ja pöörlevad ühesuguse kiirusega, võivad laev ja torpeedo pidada sidet, kasutades üht ja sama sagedusmustrit. Hedy ja George tahtsid, et sidesagedusi oleks 88. See oleks nagu krüptimiskood, mida keegi ei suuda lahti murda. Idee oli võrratult nutikas. Leiutajate liit oli sama meelt. Liitu kuulus haritud insenere, sealhulgas leidur Charles Kettering, General Electricsi asepresident. Liit viis George'i ja Hedy kokku California Tehnikaülikooli füüsikuga, kes oli asjatundja elektroonika alal ja küllap tegeles tehnilise poolega.
Saabus päev, kui leiutisele anti patent. Hedy ja George annetasid leiutise riiklikule leiutajate liidule. Oli arusaam, et kui sõjavägi leiutist kasutab, tuleb leiutajale maksta. Nad andsid selle mereväele. George Chantel rääkis hiljem, läksin mereväe ülemuste juurde, aga nood viskasid patendi lauale, kas tahad asendada torpeedo pianoolaga. Välja siit. Kogu lugu. Närukaelad. Neil peaks häbi olema. Sellepärast mina läksingi maaväkke. Mereväes olid juhmardid. Kui merevägi lükkas patendi tagasi, jätkas Hedy selle arendamist. George, kel oli suuri kulusid, polnud aga asjast huvitatud. George oli oma leiutise üle uhke, kuid jättis selle kõrvale. Seevastu Hedy nägi selles võimalust saada tuntuks aruka naisena. Patent nagu muudki sõjaväepaberid salastati ja pandi seifi. See kadus sõja lõpuni silmapiirilt. Merevägi oleks justkui Hedyle öelnud, sinust oleks sõjas rohkem abi, kui müüksid sõjaobligatsioone uute torpeedode leiutamise asemel. Jäta see asjatundjate hooleks ja mine raha koguma. Hedy Lamarr ei saa olla arukas. Ei mingil juhul. Ma sõitsin ringi ja müüsin sõjaobligatsioone. Näitasin ennast ja tantsisin sõduritega. Hedy lahutas sõdurite meelt Hollywood kantiinis. Hedy Lamarr jagab autogramme. Ta polnud veel USA kodanik, kuid töötas riigi ja sõdurite heaks. Nii tihti kui sai, see oli tähtis ja lugupidamisväärne töö. Hedy müüs sõjaobligatsioone $25 miljoni eest. Praeguses rahas oleks see umbes $343 miljonit. Kahju küll, et tal kästi piirduda raha kogumisega. Arvati, et nii saab ta oma annet kõige paremini rakendada. F-35, kellel see on? Minul. Olge hea. Mine ja müü suudlusi võõrastele meestele. Ehk oleks ta oma saavutuste üle suuremat rõõmu tundnud, kui oleks tunnustatud tema mõistust. Sa harjud sellega. Ma ei taha sellega harjuda. Mul on oma elu. Oma elu. Kõige krooniks pidas USA valitsus Hedy patendi 1942. aastal kinni kui vaenuliku välismaalase omandi. Ma ei saa aru. Mind pandi obligatsioone müüma. Siis ma polnud välismaalane. Kui aga leiutan midagi, siis olen. Mina olen Tondelaio. Hedy tegi tähtsa leiutise. Ja mis filmi Maier talle pakkus? Valge last punkt, sulgudes, White Cargo, olime sõjas ja Louise B. Maier tahtis lahutada sõdurite meelt, kes olid valmis riivatu filmi nägemise eest maksta. Louise B. Maier jagas naised kaheks, madonnadeks ja hooradeks.
Hedit pidas ta ekstaasi tõttu mõistagi hooraks. Mine nüüd ära. Vaatajad olid vaimustuses. See naine oli püüdnud muuta sõjakäiku. Nüüd oli temast tehtud sõdurite meelelahutus labases filmis. Mind peetakse halvaks näitlejaks. Mõnikord näitlen ma päris elus rohkemgi kui ekraanil. Hedi nägi vaeva, et Hollywoodis endast märk maha jätta. Ta teadis, et teda ei austata nagu Garbot või Dietrichit. Ta tahtis rolle, mis oleksid lubanud ennast tõestada ja proovile panna. Seepärast tekkisid tal tülid Louise B. Mayeriga. Mayer kaebas ta paar korda kohtusse, püüdis teda lühikese lõa otsas hoida. Hedi ei lasknud sel sündida, mistõttu teda peeti tülikaks. Hedi Lamar streikib peavalu võtteplatsil. Ma olen olnud kõike, aga mitte kunagi mina ise. Meid määratlevad meie mõtted, teod ja suhtumine teistesse. Vahel tekib tunne, et enam ei jaksa ja siis tuleb end kuuldavaks teha. Ta vajas vabadust. Minu meelest oli ta vapper. Ta tahtis kuulata iseennast ja elada oma elu. Seepärast otsustas ta ise filmi teha. Ei mäleta, et keegi teine oleks kippunud oma filmi produtsendiks. 1946. aastal oli see väga tavatu. Süsteemile ei meeldinud sugugi, et staarid omavolitsesid ja hakkasid ise filme tegema. Eriti naised. Ta oli oma ajast ees olev feminist, ehkki teda pole kunagi feministiks nimetatud. Ära minu pärast muretse. Ma saan hakkama. Ma tean. Ta oli filmi häbistatud naine kaasprodutsent. Minu meelest oli mõlema filmi produtsendi töö väga hästi tehtud. Ta tegi selle filmi koos muisaga. See oli ainus, milles nad mängisid koos. Kas see tuleb sinu ja minusuguse vahel tõesti kõne alla? Ameerika püüdis parajasti toibuda teisest maailmasõjast. Nagu kogu ülejäänud maailm, unistas ka Hedi pereelust. Olin mitu korda abielus, sest armastasin meeste seltskonda. Sean Loder oli Hedist vanem ja britt. Ta polnud Hedi suurim armastus. Hedi pidas teda kitsarinnaliseks ja igavaks. Sa pole üldse selline, nagu ma ette kujutasin. Short Chantel kirjutas, kui ma viimati Hedit nägin, oli ta kahvatu. Miski vaevab teda. Sean Loder on liiga tuim selle särava kalliskivi jaoks. Ta tabas naelapea pihta. Hedi oli iseseisev. Ta ei pidanud vastu tahtmist abielus olema. Palun mine ära. Kohe lähen. Isa läks ära, kui me olime väikesed. Ma ei kuulnud temast enam midagi. 1940-ndatel oli Hedi üksikvanem. Nii siis oli Taihu üksi. Kui olime väikesed, oli ema kõige armsam inimene maailmas. Südamlik, soe, armastav. Ta koukis mu käed rusikast lahti. Ära mine vihasena magama. Ta oli võrratu ema. Ma õpetasin oma lapsed ujuma. Väikelastel on käsivarremansetid. Olete näinud? Jah. Täiesti mõttetud, sest tuge vajab keha keskpaik. Nii õpetasin ma oma lapsi ja nad ujuvad nagu kalad. Neist said toredad inimesed. Ma kasvatasin neid hästi.
kasvatamine oli väsitav, aga see käib ju asja juurde. Ema rügas rängalt. Ta pidi elatist teenima. Ta oli üksi. See põhjustas suurt stressi. Õnneks oli vanaema jõudnud elusalt ja tervelt Californiasse. Ema muretses talle eluaseme meie lähedal ja maksis selle kinni. Hedi rahaline seis polnud kiita. Ta tegi 2 sõltumatut filmi ja halva komöödia ning teadis, et karjäär kisub kraavi. Tal oli vaja midagi uut. Õnneks oli tema tollane agent juhtunud rääkima Cecil B. DeMille, kuulsa filmi produtsendiga. DeMille oli just alustanud suurejooneliste piiblifilmidega. Hedi helistas talle, kuulsin, et te otsite näitlejaid. Mina olen Delila. Ükski mees ei jäta Delilat. Vaata teda, Simpson, vaata teraselt. Saatan ise õpetas talle petmiskunsti. Howard Hawks ütles DeMille kohta, ta on nii halb, et on lausa hea. Simpson ja Delila oli ülimenukas. Arvatavasti Hedi parim film. See viis Hedi uuesti vaatajate huviorbiiti. Simpson ja Delila oli aastakümne teine kassamenukaim film. Seda edestas ainult tuulest viidud. Hedi haaras võimalusest kinni. Ta otsustas Kaise teha DeMille stiilis filmi. 3 kuninganna armastused filmiti Itaalias. Hedi mängis kõiki 3 peaosa. Film rääkis ilust ja sellest, kuidas see mõjutas ajaloo kuulsamate naiste armuelu. Nad meelitavad su lõksu. Napoleon, sa oled pime. Mul pole valikut. Ettevõtmine oli tohutu ja Hedil puudusid kogemused. Kui film sai valmis, ei leidnud ta ausas lävitajaid. Ta oli kulutanud filmile miljoneid, aga keegi ei tahtnud seda. Ta kaotas kogu oma raha ja jäi tühjade kätega. Ma olen hea kunstnik, aga väga halb ärinaine. Ta polnud enam staar ja tal polnud ka raha. Houstonis kohtus ta ühel peol naftatuus Howard Lee'ga. Varsti sai mu nimeks Tony Lee ja me kolime Texasesse. And we were living in Texas. Me and you are like a wildfire burning. Me and you are Ema rääkis Texase murrakut viini aktsendiga. See oli naljakas. Lee oli täitsa tore. Tundsin end mõnda aega ehtsa teksaslasena. Texases sai Hedist jälle iluasi. Texases algas jõudeelu, aga loomeinimene vajab tegevust. Hedil polnud suurt midagi teha. Me sõitsime puhkusele Coloradosse Aspenisse. Noorena suusatasin ma palju, läksin suuskadel kooli ja mujalegi. Sõitsin läbi Aspeni. Seal polnud kedagi ega midagi, pisike pood ja paar maja. Mõtlesin, et sellest saaks oivalise suusakurordi. Nii hakkasingi ehitama Villa Lamarri. Ta tahtis rajada suusakurordi ja palus, et Howard ostaks maad. Seal oli kõik austriapärane. Ilus. Ta tegeles sellega aastaid. Ta lõi killu kodumaad. Seepärast oli see talle väga tähtis. Teda vaevas koduigatsus. Sellest ajast peale läks kõik allamäge. Nende suhted olid halvad. Howard oli alkohoolik. Laste pärast läksin tema juurest ära. Palusin endale ainult Aspeni, oma ehitatud alpimaja, mis nüüd toob sisse vist 1 miljoni päevas.
Hedi rääkis lahutusest ikka ja jälle. See oli tema elu süngeimaeg. Siis ütles mu tütar, et Toniga oli juhtunud õnnetus. Mu poeg oleks ääre pealt autoõnnetuses surma saanud. Sellal, kui poeg oli surmasuus, kutsuti Hedi lahutuskohtusse. Hedi oli närvivapustuse äärel ja saatis oma tublandi tunnistama. Kohtunik vihastas ja jättis Hedi lahutusega ette nähtud varast ilma. Howard võttis minult kõik, isegi kauni Aspeni. See oli vapustus. Pinged ja pained olid nii suured, et varisesin kokku. Sain närvivapustuse ja olin kaua aega justkui surnud. Lausa sel määral, et nägin palju räägitud valgustunneli. Nägin oma isa. Ema pidas oma isa Emilit oma elu suurimaks armastuseks. Isa tundis teda ju enne, kui tütar kuulsaks sai. Nii tundis Hedi tõelist armastust. Ma ei tea, kas ta kunagi enam seda tundis. Hedi abiellus veel 2 korda. Kumbki abielu kestis vaid aasta. Tahtsin, et tema oleks leidnud armastava mehe, aga ei leidnud. Pärast Texast kolisin tema juurde. See oli väga raske aeg. Selles süüdistan ma uimasteid. Ema läks väga vähesest marru. Ta oli tujukas ja muutus aina ebastabiilsemaks. Kõik sai alguse Jimmist. Täiskasvanuna vaatasin kord fotosid oma sünnipäevast, kui sain aastaseks. Ema ja isa seisid minu taga, nende vahel oli üks poiss. Küsisin, kes see on, ja ta vastas, lapsendasime, aga läks luhta. Ta ütles, et poiss oli tõrges ja huligaanitsev mässuline. Jimmy pandi sõjaväelisse internaatkooli. Treener ja tema naine võtsid Jimmy oma tiiva alla ja Jimmy palus emalt luba nende juures elada. Hedi solvus nii kangesti, et andis nõusoleku. Väga imelik, et ma ei mäleta Jimmyt üldse. Ta on mu ema ja ma armastan teda. Helistasime vahel teineteisele. Ma ei süüdistanud teda milleski. Tean, et oma äraminekuga solvasin teda kohutavalt. Oleksin justkui mõista andnud, et ei armastanud teda enam. Pärast seda ei kohtunud me üle 40 aasta. Ta kippus äärmustesse langema. Hedi oskas kõike selja taha jätta. Ta unustas Jimmy ja oma juudi vere. Ta oli katkine hing, endisest Hedist olid alles jäänud vaid riismed. Paljud stuudiosüsteemi staarid sattusid sõltuvusse amfetamiinist. See seletab suuresti Hedi toonast käitumist. Liigub palju kuuldusi, et Hedi suhtles Dr. Feelgoodiga. Dr. Feelgoodiks nimetati Max Jacobsoni. Temast rääkis koguni üks Aretha Franklin laule. Teda nimetati Dr. Feelgoodiks, sest ta tekitas heaolutunnet. Demil sai 10 käsu võtteplatsil südameataki ja kutsus Dr. Maxi. Ta palus Charlton Hestonit süstida. Särtsu pole, Mooses on liiga loid. Hedi oli Maxi patsient alates 1950. aastatest kuni aastani 1974, mil Max Jacobson jäeti arstilitsentsist ilma. Mind peteti palju kordi.
Sain palju süste, mida pidasin vitamiinideks. Proovi B-vitamiinisüste. Need annavad energiat. Max Jacobson väitis, et tegemist on vitamiinieliksiiridega ja täitis süstla 40 milligrammi metamfetamiiniga. See oli seaduslik erguti. Ta süstis Hedit. Juba paar doosi metamfetamiini tekitab sõltuvust. Aju hakkab seda juurde nõudma. Hedi jäi vitamiinidest sõltuvusse. Need tegid temast koletise. Olime köögis. Ta pillas kahvli maha. Äkki lõi ta mulle vastu nägu. Kui ma midagi maha pillan, siis võtad sina selle üles. Ta oli talitsematu. Nüüd võin talle tujukuse andestada, sest ta oli oma kuulsuse ohver. Suur tänu, olen Jimmy O'Neill. Täna on mul suur rõõm esitleda teile imekaunist Hedi Lamarri. Need, kes kasvasid 1960. aastate Hollywoodis, teadsid Hedit tema enda karikatuurina. Lucille Ball parodeeris Don DeLayot armutult. Mina olen Don DeLayo. See oli Hedile solvav. Ta ei tahtnud olla naljanumber. Ema läks halvasti. Õppisin juba kolledžis, kui nägin kord kooli minnes ajalehe fotot temast vanglas. PR Lamar oli May Company kaupluses. Turvamees pidas ta kinni. Tal oli kaasas $14,000, aga sellest hoolimata oli ta võtnud $80 eest kaupa. Kui sellist asja näed lehe esiküljel, tekib tahtmine maa alla vajuda. Kohtualune ütles, ma ei tahtnud varastada. Maksan kõik kinni. Mul on raha. Ta mõisteti õigeks, sest tegemist oli arusaamatusega. Kes teab, stress võib väljenduda mitmel moel. See oli vapustus. Ta oli nii kuulus staar. Oli raske uskuda, et ta võiks nii madalale langeda. Enamik arvas vist, et tegu on vaimuhaigusega. Ma tahan rääkida kaupluse juhatajaga. Andy Warholi õpilane tegi Hedist mõnitava filmi. Temast sai üleüldine naerualune. Vargus võttis temalt viimasegi võimaluse veel kinoekraanile pääseda. Sassa Gabor sai Hedile lubatud osa filmis Picture Mommy teed sulgudes kujuta ette, kui ema oleks surnud. Mind vallandati. Oli see üllatus? Ei olnud. Küllap kirjutate sellest ka oma raamatus. Kindlasti. Mida kauem ma ootan, seda parem raamat tuleb. Tal soovitati kirjutada autobiograafia. Raamat ise ei huvitanud teda, aga tal oli raha vaja. Skandaali maigulisi elulugusid polnud varem ilmunud. Hedi jutustas varikirjanikele tundide viisi oma minevikust ja tema mälestused koondati raamatuks. Ärijuht sai pistist, et Hedi kiidaks raamatut heaks neid läbi lugemata. Hedi ei armastanud paberit tööd ja usaldas ärijuhti pimesi. Teie raamat Ekstaas ja mina. Ei maksa sellest rääkida. See pole minu raamat. Teie ju kirjutasite selle. Ei, kas see rikkus teie mainet? Ma ei tea. Mis on maine? Milline on teie maine, Woody? Samasugune nagu teie oma. Kas ütlen, milline on teie maine?
särav ja kaunis rahvusvaheliselt tuntud staar, kes sõidab limusiiniga, kannab kalleid väärisehteid ega pese köögipõrandat. See ei meeldi mulle tõesti. Rääkige edasi, ma pole kunagi niimoodi elanud. Kas mitte selles asi ei olegi? Minu silmis mitte. Ta oli kuulus oma särava ilu poolest. Vanemaks saades oli ootustele raske vastata. Ta nägi seda ja see vaevas teda. 40ndates eluaastates hakkas ta käima ilulõikustel. Ilukirurgi sõnul pakkus ta ka operatsioonideks uusi ideid. Mu käsivarred ripuvad. Tehke lõige siia, eemaldage liigne nahk ja peitke arm siia. Jätke arm põlvede taha. Jätke arm kõrvade taha. Arstid tegidki nii. Mõndagi sellest, mida ta soovitas, polnud varem tehtud. Vanemad ilukirurgid mäletavad, et nad lõikasid näitlejannasid, kes tahtsid sama, mida oli tehtud Hedile. Hedi oli esimene, kes küsis, miks ei võiks teha niimoodi. Ta nägi oma vanuse kohta hea välja, aga see ei aidanud, sest kõik tahtsid näha endist Hedi Lamarri. Aidanud oleks vaid see, kui ta oleks noorena surnud. Inimesed olid õelad ja ütlesid, sa olid kunagi nii kaunis. Ajakirjandus oli julm. Ta on vana ja inetu. Teda ei tunne äragi. Ütlesin, ema, ma mõistan, kui raske sul on. Mõni ime, et ta puges peitu. Kas olete seltsimatu? Mina, mitte sugugi. Kas käitun teiega nii? Ei, ma mõtlen Ameerikat. Tean vaid, et nad ei mõista mind. Kuidas saakski mõista inimest, kelle elus on palju tõuse ja mõõnu? Mul on tulnud aja jooksul mõndagi läbi elada. Tuleb mõte, et olen kõike näinud ja nüüd tahan vaid rahu. Ma igatsen viini. Tahaksin sellest filmi teha. Millest see räägiks? Kõigest ilusast, mida ma lapsena nägin. Ooperist. Hispaania ratsutamiskoolist. Schönbrunni lossist. Minu koolist Töblingis. Kõigest. Ma ei tea. Jään alatiseks austerlaseks. Ma kohtusin temaga 2 korda. Ta saatis mulle autogrammiga fotosid. Need olid nagu stuudioreklaamfotod. Ta pidas oma ilu needuseks, aga just sellepärast teda armastati. Miskipärast näib, et tema arvates tahtsid koguni lapsed ja lapselapsed näha teda just sellisena. Viimastel eluaastatel tegi ta palju ebaõnnestunud ilulõikusi, iga järgmine püüdis eelmise vigu parandada. Ta ei näidanud end enam avalikkusele. Siis hakkas tal raha otsa saama. Ta elas filminäitlejate gildi abist ja sotsiaaltoetustest. Mulle makstakse $300 kuus. Jah, pole just palju. Ei ole tõesti.
Kas olete taotlenud hüvitist oma patendi eest? Ei. Mind üllatas, et ma ei saanud mingit tunnustust. 1969. aastal palus Hedi mereväesõbral välja uurida, mis oli juhtunud tema patendiga. Minu leiutis on Washingtoni patendiameti töötaja Langneri käes. Kaugjuhitav torpeedo. Ehk saaksid selle kätte. See oli talle tähtis. Vastus on kaotsi läinud, aga küllap sai Hedi teada, et sagedushüplemise idee oli sõjasides kasutusele võetud. Kuuba raketikriisi ajal, kui president Kennedy saatis laevad Kuubat piirama, olid kõigil laevadel raadiod, mis kasutasid sagedushüplemist. Sellest teada saanud leidis Hedi, et tal on õigus hüvitisele. Oleks ju normaalne, et ka mina saaksin midagi. Loomulikult. Nemad olid teist meelt. See tuleb patendiseadusest. Leiutist ei kasutatud patendi kehtivusajal. See lasti käiku alles pärast patendi aegumist. Ei usu. Seda kasutati juba varem. Hedil oleks olnud õigus hüvitisele, kui merevägi oleks kasutanud patendi enne selle aegumist 1959. aastal. On tõendeid, et see anti töövõtjatele. Romuald Tsibor saatis mulle meili, milles ütles, et aastal 1955 anti patent tema kätte koos käsuga teha kajalood. Kajalood on allveelaeva tuvastusvahend. Laeva meeskonna liige leidis patendi ja mõtles, ma ei tea, kas idee on asjalik, aga anname selle töövõtjale. Töövõtja kohandas seda, et luua turvaline side kajaloodi ja mereväe lennuki vahel. Kajaloodi leiutaja avaldas veebilehel tänu Mark Ant Haley leiutisele. Kas tahate vaadata? Muidugi. Hedi Lamarrile lugupidamisega Romuald Tsibor Marhotski. Ma töötasin välja kajaloodi, mis põhineb sagedushüplemisel. Seejärel kirjeldab ta luuredroone, olin Aerojet Generali süsteemi juht. Minu töö oli valmistada luuredroon, mis lendas üle Vietnami. Töötasin esimesena välja turvalise kahepoolse raadioside süsteemi. Esimest korda osutus võimalikuks sagedusi kiiresti muuta. Nüüd ma tean, kes leiutas sagedushüplemise. Et olen ainus, kes mäletab selle leiutise varaseid rakendusi, tahan avaldada siirast lugupidamist ja hilinenud tänu Hedi Lamarrile. Mida arvate? Ta oleks pidanud hüvitist saama. Kui patent aegub, võib leiutaja USA patendiseaduse järgi taotleda 6 aasta jooksul hüvitist. Hedi ei teadnud seda. Mida te oleksite valitsuselt oodanud? Nüüd ei oota ma enam midagi. Siin ta ongi. Tirooli kaunitar. Elu lõpu poole hakkas Hedi minevikust mõtlema ja seda mõistma. Kõik ei lähe alati soovi mööda. Vahel teeb elu keerdkäike. Nii see kord on. Poleks iial arvanud, et minust saab inimvare. Aga kõike juhtub.
Ta rääkis ikka, et tahab kirjutada autobiograafia, et rääkida, kes oli Hedy Lamarr tegelikult. Mitte filmides nähtud Hedy Lamarr, ta pidas filme tühiseks mõttetuseks. Olen saanud targemaks. Parem hilja kui mitte kunagi. Ehk saan ka mina kunagi targemaks. Ma andsin teile õppetunni. Pean teid nüüd vabaks laskma. Oli meeldiv vestelda. Samad sõnad. Ehk teete ära midagi head. Loodetavasti. Tahaksin uskuda, et artikkel aitas tal pälvida teenitud tunnustust. Foxi 1990. aasta mainumber. See oli esimene kord, kui peavoolu väljaanne tõdes, et Hedy oli säravalt kaunis. Aga mitte sugugi rumal. Ma helistasin talle, ema, inimesi huvitavad su mõtted aastal 1942. Ta vastas, oli ka aeg. Sidetööstus oli esimene, kes noppis Hedy loo üles. Nad mõistsid, et sagedushüplemine oli revolutsiooniline leiutis. Sellel tehnikal põhinesid GPS, Wi-Fi, Bluetooth ja $1 sõjaväesatelliidid. 5, 4, 3, süüde, 1, 0 ja start. Milstari satelliidisüsteem tagab turvalise sidepidamisvõimaluse USA presidendile ja armee juhtkonnale. Milstar võttis Hedy leiutise üle, et rakendada sagedushüplemist oma sidesüsteemides. Me kasutame seda tähtsaima tuumakeskuse sõnumeid edastades. Merevägi, Milstar ja Lockheed Martin andsid Hedyle leiutise eest autasu. Teatasin emale autasust, aga ta ei tahtnud enda avalikkusele näidata. Annan üle autasu kuulsale näitlejale ja leiutajale Hedy Lamarrile. Pidasin kõne 800 kuulajale. Keset mu kõnet. Ei või olla. Ka mu ema on kohal. Halloo. Ah, et kuidas läks? Mul on kõne veel pooleli. Küsisin ema, kui sa võiksid midagi öelda, siis mida sa ütleksid? Ta ütles järgmist, ma olen õnnelik, et mu leiutis on olnud nii edukas. Olen tänulik austava tunnustuse eest. Mu töö ei läinud raisku. Aitäh. Suurepärane. Ma armastan sind. Ja mina sind. Kõik tõusid ja plaksutasid. See oli imeline. Ta tahakski, et teda mäletataks panuse eest inimkonna hüvanguks. Ta jättis endast jälje. Teda mäletatakse kaua selle eest, mida ta teiste heaks tegi. Oli uus aasta, 1. jaanuar 2000. Ta helistas mulle ja mu õele, pange teler käima. Viini näidatakse. Lülitasime teleri sisse. Viini sümfooniaorkester mängis. Ema suri mõni päev hiljem. Ta uinus ega ärganud enam. Loen teile midagi ilusat. Inimesed on arutud, mõistmatud ja enesekesksed. Armasta neid ikkagi. Kui teed head, süüdistatakse sind iseguses.
ikkagi tee head. Kõige julgemad inimesed, kellel on kõige suuremad ideed, võivad sattuda kõige väiklasemate jalge alla. Olge ikkagi julged. See, mida oled aastaid ehitanud, võib üleöö tuhaks saada. Ehita ikkagi. Annad maailmale parima, mis sul on, aga maailm lööb sind näkku. Ikkagi anna maailmale parim, mis sul on. Hedi leiutisele tuginedes on loodud Wi-Fi, Bluetooth, mobiiltelefon, GPS ja militaartehnika. Tema leiutise turuväärtuseks arvatakse $30 miljardit. Kui praegune suund kestab, on peaaegu kogu maailma inimesed varsti ühenduses sagedushüplemise vahendusel. Pühendatud Robertole ja Jeremiah'le, kellelt õpime muinasjutuarmastust. Samuti Robert Osborne'ile, kes andis meile viimse intervjuu. Tõlkinud Katariin Friedemann, luges Eesti Keele Instituudi kõnesüntesaator.